tere, Raul. Jäädvustad nüüd ajalugu. Tore. Tere. Tere. Jah, tahate auto ära osta? Murumegi praegu vahastu. No näed, väga meeldib. Meil pole oma bensiinijaama, me ei saa nüüd pidada. Jah, kurb. Baku läks ära. Jah, Baku on juba langenud. Baku on läinud. Hüüru! Ma ei tea, mis selle auto täpne nimi on, peaks nagu Volvo olema, aga sellise käruga Volvot pole keegi ennem näinud, võib-olla tulevikus enam ei näe. See on huvitav auto selle poolest, et tal ka haakerattad veavad ja sellega juba vast kinni ei jää. Eestis ainukene. Mis asi see on? Ratastega pannvaagen. Oluliselt, mis tal on lint pannvaagin eelised. Kitsam, kergem, manööverdab hästi. Metsa tulekahjude puhul või suurtel maastiku tulekahjude on ta igatepidi parem kui ATV. Oleme testinud koos niukse mehega nagu härra Mumma. Käisime selle autoga, sõitsime vihmast märjal Klooga poligonil peale tulekahju. Nagu ta läks? Ja väga hästi läks. See on nüüd järelaagisega, järelaagis on ka vedav. Ja, aga see ongi nagu pannvaagin, et tal on rattad all. Ja kuna tasakaalus on see auto hästi, siis tal on üli hea. Ma isegi lasknud kumme tühjaks ja me sõitsime pannvaagini jäljes terve tee ja kinni me ei jäänud. Minu sõiduviga oli, et kinni jäi. Sõiduviga oli see, et sõitsin vanasse jälge. 10-meetrise lõigu lootsin läbida hooga. Ei suutnud. See asi sealt paistab. 63. Teil on ju ka Raplamaal siit olemas. Sõidate sellega ju. No meie käime omaga Soomes ju paraadil. No aga kas te ei taha seda Soome viia? Müüks soomlastele maha? Ei, miks me peaks autosid hakkama Soome maha müüma? Nüüd ütle uuesti, mis asi see on? Kass 63. Ja kunagi oli tuletõrjut. Ma täpselt ei tea, mina sain ta Harju ristilt. Aga Virolainen kuskilt ta sinna loistas. Aga kust see Virolainen selle käpa taha sai? Seda ma täpselt ei tea. Ja mis aasta pill? 62. Aga ei, miks ta isegi sõidab? Selle mark on ikkagi BMG 19M, on ju? Arvata võib, ta on ju suht lõppu poole, 62 aasta. Juba ikka metalli palju kasutatud. Aga miks seda halliks värvitud? Halliks värvitud? Halliks oli ta on mingits tava veeveoks. Ta ei olnud kasutusel tuletõrje autona, kui ma sealt ristilt ta tõin. See auto on sul müüa? No ei, praegu ei taha enam müüa. Vahepeal mõtlesin, et müüme maha, aga Eestimaal, kui keegi tahab omale taastada vana autot, kas sa oleksid nõus mõtlema selle peale, et tullakse kaupa tegema? Saaks mõelda. Ja ühendust peaks võtma siis... No oli siin vahepeal jutt ka, et võib-olla muuseum taastaks ära ja hoiaks seal enda juures, aga praegu, kui nad rahast... Neil on omal olemas? Nende muuseumil on? Neil on olemas BMG 11. On olemas, jah. Et põhimõtteliselt ikkagi sa ütled, kui Eesti mõni vabatahtlik tahaks omale paraadi vanakes, siis on teoorias võimalik sinuga kaupa teha? On muidugi. Ja see on sul komplektne auto? No täpselt nii, nagu ta praegu siin näha on. Pump on tal ikka küljes? Ja ikka. Pump küljes, kõik küljes. Üks kraan on ära võetud, aga ülejäänud asjad on kõik originaalid. No ja reede, siuksed vidinad on pealt kadunud, aga pinaalid on originaalid, kõik siuksed asjad originaalid. Ja selle autol on sul dokumendid olemas? Ikka. Ainult, et see ei ole alarmsõidukina enam arvel. Aga ega tal ei ole seda vajadust. Seda ei ole vaja. Kuule, aga räägi nüüd mulle korraks uuesti, see oli päris andekas, et räägi mulle korraks uuesti ära, et miks ei võiks olla tuletõrjeauto ilus ja kes selle järgi vaatab ja kuidas? Tuletõrjeauto peakski olema ilus. Tuletõrjeauto on sama nagu ilus naine. Auto on ilus ja naine on just mõlemine vaadatakse järgi. No muru. Kas on üks Vene auto üles haibitud? Või?
Endiselt mina ütleks, et lõppkiirust ei mõjuta. Meil oleks vaja siukseid. Ega mõjuta Mul lõppkiirust. oleks siukseid leede vaja juurde punaseid üles. Meil on nüüd mõte on niisugune, et sinised tulevad see kõige ülesse. Näed, siia paagi peale, nii. No. Ja siis siia taha on mõeldud 3 tükki tulevad kõik üksteise peale. Aga erineva otstarbega. Üleval on sinised, siis tulevad punased ja siis kollased. Suunatuli ja pidur. Aga väliselt jäävad nad kõik siis ühesugused, et oleks hästi ülberes. Vaat nii, keegi aru ei saa, mis on. Ennem kui põlema ei pane, keegi siis tuleb, hakkab pasun kohe laulma. Kus kohas? Seina peal seal. Ja 15 sekundit uriseb seal. Ja siis ta tuleb mulle minu moblal üle. Kuidas sa tead, et häirekeskusel istub? Ja seepärast seda numbrit keegi ei tea peale nende. No Keila Kamandos ka teatakse. Meeskonna vanemad teavad, aga see ei ole levitatud number. See number on seda pidi asjale lahendanud, okei. Ja see on spetsnumber. Hüüru vabatahtlik üksus ja salastatud number, kuhu ainult häirekeskus saab helistada. Ja siis hakkab seina peal kisama. Ja, just. Mõistlik. Mõistlik. Hakkab seina peal kisama. Sest et muidu, kui me rellakaga töötame, me ei pruugi kuulda. Me magame maha. Ei, aga on ju mõistlik tegelikult ka. Pane käima. Panen käima. Algus on ehmatav, pärast kui karjub, siis ei ole hullu. Kus see tuleb? Nüüd näiteks hakkab see karjuma. Võidu panna veel tuleb ka taha, tuleb ka Räägi mulle uuesti, mis sild 131, mille pärast see eriline sild 131 on? See on ainukene auto, mis on ostetud Eesti Vabariigi kroonide eest. Vene tuletõrje auto? Vene tuletõrje auto, Loksa sõjavosast. Eesti Vabariik ostis. Päästeamet. Või Harjumaa päästeteenistus? Ei, see on ikka Päästeamet, seepärast, et selle auto esmaregistreerimine 93, aga siis oli juba ju kroon. Ja see oli arvel kus? Loksa sõjavosast minu arvast saadi. Ja Eesti ajal? Ta oli küll, Vene ajal oli ta lõks. See on 89 aga osteti kuhu üksusesse? Piirita. Ma kardan, et tal on Piirita on tal taga, et ta on ju ta Piirita viimane auto. Aga selle auto plaan on sul mis asi nüüd? See auto jääbki reservi. Selle auto õuest enam seisma ei hakka, selle panen ta kuuri alla ja säilitan seda autot nii kaua, kui on üldse võimalik säilitada. Kuna ta on tehase värvi all auto, teda ei ole retsitud, teda ei ole ratsitud ja see on üks väheseid autosid, mis siis oleks originaalis. Ja väikse läbisõidub ka 18 000 läbisõidub. Ja vintsiga masin? Vintsiga masin ja vints on eest. Ilusti on, siit ei ole vintsi isegi lahti keritud. Pealised krossikihid on lahti võetud. Kõik on veel tehase paki sees põhimõtteliselt. Ja üüru tulevik on helge? No ei tea kui helge, aga arvan ise küll helge. See, et me asume siin Keila ja Tallinna vahel, 2 otsaga asi, rahaliselt on ta meile hävim. Seepärast me ei saa seda toetust, mis saavad teised, kes on kaugema nurgamehel. Aga kui me oma nüüd paagi käiku laseme, siis ma arvan ja olen täitsa kindel, et meie väljasõitude arv 2-kordistub vähemalt. Ja mis sa ülejäänud Eestimaa omadele julgustuseks tahaks öelda? Tuld edasi. Tehke tööd ja nähke vaeva. Siis tuli ka tuleb.